kõikvõimalikel tasemetel ja mida ma siin kuulsin, no see on kõik hästi esitatud, väga sisukas ettekanne. Nüüd ma tahaksin aga kui kõrvatohter mõnele momendile heita pilku või rõhutada mõnda momenti. 2 haigust, karmi haigust, tinnitust ei loetagi millegi pärast haiguseks, aga loetakse ka osad, see on problemaatiline. Esmalt siis räägiksin paar sõna Menierist. See oli aasta 1861, te nägite juba isegi selle neuroloogi pilti, esitas tema oma väite, et tema on selgitanud ära ühe haiguse põhjuse, mida tema kuni 1861 loeti aju insuldiks. See on aju, kui inimesel olid sarnane sümptomaatika, nagu siis ettekandja esitab, öeldi, et see on insult. Temal aga tekkis võimalus, ma ei hakka pikemalt siin rääkima, kuidas see oli üks väike tütarlaps ja tema ütles, et see ei ole mitte ajuinsult, vaid see on sisekõrva insult, sisekõrva kahjustus. Siis peale seda materjali esitamist hakati seda seisundit, mis sarnase sümptomaatikaga nagu esitati siin ettekandja poolt, et see on Menieri tõbi. See oli 1861. Aastad lähevad, on olukordi, mis ei anna võimalust tõestada, et see on sisekõrva kahjustus või vastupidi, et see ei ole ajukahjustus. Ja me oleme praegult tänasel päeval fakti eest, vaatamata sellele, et 150 aastat on seda haigust uuritud, sarnast haigust nagu Menieri tõbi ei ole olemas. Sest paljud haigused, mis ühe või teise teaduse mehe poolt on kirjeldatud, neid haigusi on nimetatud selle teadlase või avastaja nime järgi. No näiteks Pasedovi tõbi või siin Pehterevi tõbi, need haigused on kõik. Sarnas haigus, nagu tol ajal Menier kirjeldas, tänapäeval ei tunta Menieri haigusena. Menieri tõbi kui sarnane on veel sisuliselt lahendamata. Ootame, targad mehed uurivad väga põhjalikult ja veel kord näitab see, et seda haigust kui sarnast ei ole. Sümptomaatia kõik on olemas. See, mis siin räägiti, see kõik on olemas. Miks ta tekib? Teile räägiti ka paari sõnaga sellest paisust, mis tekib sisekõrvas. See on leidnud tõendust, et see tõesti sarnane asi on, aga see mehhanism kui sarnane on veel lõplikult selgitamata. Kui tohter kirjeldab, et see on Menieri tõbi või diagnoosib teile Menieri tõve, see teatud piirini on arvamus. Teatud piirini sellepärast, et see ei pea olema see Menieri tõbi, see võib midagi muud olla. Teiseks, kui on leitud põhjus, on kohin, on iiveldus, see on vegetatiivsed häired ja on ka pearinglus, see võib olla ka midagi muud. See ei pea olema. Mitte nagu meie nimetame praegu Menieri. Nimetatakse praegu seda paisu, mis tekib seal, nimetatakse Menieri tõve. See on esimene asi. Teiseks, meil on
lahendamata ka ravi. Me oleme karmilt, nagu te kuulsite, ka karmilt tohtrid ei ole suutnud veel või need uurijad ei ole suutnud lahendada, kuidas moodi meie saame kindlalt seda inimest aidata, kui temal on tekkinud sarnane sümptomaatika. See ongi nüüd siis Menieri tõve koht. Ootame, targad inimesed uurivad edasi, 150 aastat veel ei ole andnud seda tulemust. Tõesti, te kuulsite väga huvitavad ja targad sõnad, kellel see tõbi tõesti on. Kahjuks on igal kõrvatohver, kes on sarnaste nähtudega kokku puutunud, on kindlasti olnud ka Menieri tõve. Tänapäeval on, siin nimetati vestikulaarmigreen, seda nimetatakse ka teistmoodi ka. Tohterkond nimetab seda healoomuliseks, äkiliseks või paraktüsmaarseks pearingluseks või vertigoks. Need asjad on veel lahendamata lõplikult, ootame selle tulemusi, see võib-olla meie silmad neid ei näe, aga asi ei ole kaugeltki mitte veel lahendatud. See on Menieri kohta kaasana. Teine on kliinik. Kui ma esitan teile küsimuse, missugune elu inimesel kuuleb, siis te vastate, kuidas? Kõrv. Täiesti õige, see ei ole meile tundnud. Kahju, kõrv ei kuule. Kuuleb mis asi? Või missugune elu kuuleb? Aju. Ajukoore on väike piirkond, mida nimetatakse kuulmiskeskuseks. Ja see, meil on ka kuulmiskeskused igal pool Eestimaa või välismaal ka. On olemas kuulmiskeskus siin oimusagaras, mis võtab vastu heli, muudab selle arusaadavaks kõnest, kui me räägime. Ja see ongi üks põhiline probleem, mille kallal täpselt samotigi nagu Menieri tõve puhul ka tegeletakse väga intensiivselt. Väga põhjalikult on uuritud. Kas me teame kinnituse mehhanismi? Kahjuks tänasel päeval veel ei tea. Mida esitati ettekanded? Väga huvitavad, näited väga huvitavad. Ma kuulen, ma ei näe, et need asjad kõik on vastavused, kõik on olemas. Aga tegelikult kinnituse olemus, kinnituse mehhanismi tänasel päeval kõrvatohtrid, meie ju oleme need ravijad, ei tunta. Mida soovitada? Ka siit ettekandest juba libises läbi, soovitatakse seda, teist, kolmandat. Samal ajal on ärikad on platsis, tegelevad äriga, pakuvad seal pulbrit ja ussinaha mingisugust leotist või kõiki need. Kahjuks meil need vahendid meie erialal kahjuks ei ole adekvaatselt võetavad. Nii et mida ma tahan kokkuvõttes öelda. Ma veel kord rõhutan, kui huvitav, kui hästi koostatud ettekanne see oli. See oli hea arusaamatus, kuidas see võimalik on küll. On olemas sarnane Menieri ja kinnituse seltskond ka maailmas. On teistes riikides on ka need keskused ja assotsiatsioonid olemas. Nii et see kõik on olemas, aga mida me praegu, mille ees me faktiga olema või fakti ees oleme, meie ei suuda praegu veel seda inimest täies ulatuses. Meie anname rohu, te saate terveks ja kõik. Seda tänasel päeval veel ei ole. Ei maksa
tunda muret, kui teil on tinnitus, et see ei ole tinnituse mehhanismides, võiks tänasel päeval väga palju juba rääkida. Palju rohkem kui siin ettekand, aga rohkem pole vaja praegu. Tavainimene, kellel on see häda, võib teha nii, nagu on siin neid markereid kasutada või kasutada seal mingisuguseid ravimeid, mis väga huvitav oli, tuli välja paigukork. Paigukorgiga on sageli tavaline tinnituse teke olemas. Te lükkate paigukorgi sisse, sinna pulmekäiku ja vastu trummikilet ja teil on tinnituse teke olemas. Lähete kõrvatootsi üles, loputatakse ära ja tinnitus sisuliselt kaob. Aga see tinnitus, mis tekib kuulmiskeskuse tasemel ajus, vaat siin on juba keeruline. Sellepärast, et kuulmissüsteem on liiga keeruline ja praegused arvamused arvavad, et erinevad astmed, neid ajutüves on väga palju neid tuumi ja kiude, et nende kahjustus võib tekitada, aga kas on täpselt teada, ei ole. Ootame veel, kes suudavad taluda tinnitust, need on õnnelikud, osal on nõrgad, kõik see, mis täna siin näidati, kas või Van Gogh, jah, näed. Aga on ka teisi arvamusi, et Van Gogh ei lõikanud mitte tinnituse pärast kõrva ära. On tohtrid, kes on pannud käe külge, ka kõrvatohter on pannud käe külge. Ta ei talunud seda niivõrd tugevti. Ma võin oma praktiliselt tuua ühe konkreetse näite, mis võimaldab mõista, mida tähendab tinnitus. Ma töötasin aastaid Tallinnas Nõmme polikliinikus, mis asus Nõmme jaama vastas. Ja üks patsient ütles mulle, et kas see tohter, kujutate ette, missugune kohi mul on. Kes saab öelda? Ei tea. Vaat minge elektrirongi perroonile ja paluge, et ta see pasunad, kui elektrirong hakkas liikuma, siis anti siis vilet või pasunad. See oli mõelgav viljav. Et minge sinna ja laske, et see rongi juht laseb seda teile kõrva. Mõelge, missugune meeletu kohi või see on mõelgav heli on teil kõrvas. Ütleme, tinnitus kõige väiksemast kuni mõelgava helini on osadel inimestel taluvad. Väga huvitavad toodi siin paralleel nende inimeste psüühikatüüpide kohta. See kõik on väga nii selge ja mõistetav. Kui teil pakutakse mingisuguseid küünlaid või pakutakse seal pulbreid või tilku, see kahjuks üldreeglina ei aita. Esiteks tuleb mõista, et meil tuleb sellega harjuda. Harjumise tagajärjel väheneb tinnituse intensiivsus. Ta on ikka pidev, ta on tõesti väga erinevad. Kõik see, mis meil ettekandes oli väga huvitav oli kuulata, et see kõik täpselt nii nagu tegelikult on. Pluss veel need, mida me ei tea ja see on konkreetne mehhanism, kuidas moodi tekib tinnitus. Tänan teid ettekande eest. See oli kõrvatohtritele oli see hädavajalik. Täname Jaaku selle loesmast ja väga huvitav palju täna ka kuulda. Nii et teeme aplausi Jaakule.